Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse Skorpionid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 23. kuni 29. märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin töötegemise kaardiga. See on töö tegemine, pühendunud töö tegemine. See on vilunud töö tegemine, te teate, mida te teete, te olete seda juba pikka aega teinud, teile meeldib, mis te teete ja te teete seda, no ütleme niimoodi, et täie südamega. Te teete seda ja naudite seda oma protsessi, seda töö tegemist. Aga siis tuleb teile uudis. See sauade baas toob teile uudise. Ta toob teile mingisuguse uudise. Ma ei tea, kas see on hea või halb uudis, igatahes te peate selle üle järele mõtlema. Sellepärast, et karikate kuninganna istub seal mere ääres, aga tema hoiab oma emotsioonid vaos. Tema on emotsionaalselt tasakaalukas naine ja kuna seal kõrval on see mõõkade 7, kes on minu jaoks alati olnud kaval müügimees. Tema on varaste ja petjate kaart. Tema on üks susserdaja ja mina arvangi, et see uudis on teile pakutakse midagi. Ja karikate kuninganna ütleb, et säilitage nagu see kaine mõistus, säilitage külm pea ja hoidke oma emotsioonid vaos. Ja mõõkade äss ütleb seda, et vaadake nagu kõik läbi, kõik see, mis ta teile pakub, te näete selle läbi, kui seal on varjatud vead. Ja see ei ole mitte midagi head, mis ta teile pakub, see võib pealt näha hea tunduda. Selle mõõkade 7 tuleb olla väga ettevaatlik. Väga ettevaatlik tuleb olla selle mõõkade 7 pakutud asjadega, sest seal on varjatud vead. Aga valik teil teha tuleb. No mis on positiivne selle asja juures on see, et see mõõkade äss räägib seda, et teil on olemas see terav mõistus, et te näete need krutskid läbi. Te näete sinna taha, kas näete ise või küsite kelleltki nõu. Kui teile midagi pakutakse, siis ärge uisa-päisa seda otsust langetage. Mõelge rahulikult järgi, et võtke mõtlemisaega. Ütlen mina teile sellel nädalal, ärge tehke suuri otsuseid, aga valik teha teil tuleb. Sellepärast, et ma näen siin all on see sauade rüütel, tema tahab hakata pihta. Tema tahaks hakata tegutsema, tema ei taha passida niisama, tema ei ole nõus ootama. Tema tahab minna ja tegutseda. Aga kõrval siin viimase kaardina on teil mõõkade 2. Mõõkade 2 on selline kaart, mis räägib, et valik tuleb teha. Ilma valikut tegemata edasi liikuda ei saa. Vaat nüüd te oletegi sellise lõhkise küna ees, et ei tea, mina siin hoiatan, et ärge võtke kohe nagu kõike vastu, mis teile pakutakse ja samas ütleb mõõkade 2, et tehke valik. Ma ei tea, kas nad omavahel nii tugevalt seotud on, igal juhul soovitan ma teile mõelda järgi, võtta mõtlemisaega. Sellepärast, et mind teeb väga ärevaks siin seesama mõõkade 7, see kaval müügimees. Et see ettepanek võib olla ahvatlev ja asjad tunduvad pealt näha väga ilusad. Ma olen siin kohal toonud ka näiteks auto ostmise kohta. Te tahate osta autot. See on lihtsalt näide. Tahate osta autot, lähete salongi, seal on võib-olla pisikese läbisõiduga suhteliselt odav. Vaatate, et et hind on nagu teile sobiv, teete seal leasinglepingu ära. Auto ka töötab, sõidate seal päeva, sõidate 2 ja siis tuleb välja. Tal on varjatud vead. Ja siis lähete sinna tagasi ja ütlete, et näete, et vaadake, see läks katki ja too läks katki. Ja see müügimees ütleb niimoodi, et aga ei, no need tulid nüüd siin, teie kasutasite seda. Kas kasutasite mitte sihtotstarbeliselt oma autot? Ma ei tea, vedasite seal raskeid koormaid või sõitsite läbi mõnest löökaugust või ma ei tea, ühesõnaga ta leiab mingi sellise konksu. Või on teil juba lepingus kirjas see konks? Konks võib juba ka lepingus olla. Niisugune, et ei osanud seda vaadata, ei osanud seda läbi näha ja teile ei kompenseerita midagi, peate ise oma auto remondi kinni maksma. Et midagi sellist on selle kavala müügimehe kaart, see mõõkade 7. Et seda ei saa usaldada, pimesi usaldada ei saa. Õnneks on mõõkade äss siin välja tulnud tema järgi, mis näitab seda, et teie näete läbi selle. Teie näete seda konksu seal, koos lepingus seda konksu või küsite äkki nõu kellegi käest, kes teid silmad avab, et te saate aru, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab ja kõik ei ole nii ilus, kui pealt näha paistab.
Aga nüüd on pikk jutt sellest kavalast müügimehest, kes mind siin ärevaks teeb. Aga valik tuleb teil sellel nädala lõpuks teha. Valik tuleb teha. Võib-olla see valik ei puuduta üldse seda nädalat. Kuna ta on siin üsna viimane kaart, siis võib see valik olla ka seotud hoopis järgmise nädala sündmustega. Igatahes on see karikate sauade rüütel on siin väljas, kes tahab peale hakata. No ega te ei saagi alustada enne, kui te pole teinud valikut, ütleb see mõõkade 2. Suhteliselt selline tavaline nädal, ma ütleksin. Uudised, pakkumised, pealehakkamine, valikud ja pühendunud töö tegemine. Noh, jah, töö tegemise nädal. Et nautige oma nädalat, kuulake, mis teile öeldakse ja kaaluge kindlasti plusse ja miinuseid. Ärge tehke tormakaid otsuseid sellel nädalal. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsib, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida. Kohtume järgmisel nädalal.